Täna hommikul tõi meile Omniva kuller paki, et pakk pakiks, aga paki peal oli väga huvitav kleps metsalised. Et see oli niisugune naljakas asi. Aga see selleks, et mis siis karbis sees on. Hoia palun seda. Sul on jälle see, oota, mis asi see oli? Karbistamine, ei. Karbituks tegemine. Jaa, karbitus tegemise video. Nii, siin on niisugune asi. Ma annan sulle au avada. Maitseainet ka jälle. Siin on nöör ka sealt koela riputatud. Nii. Millega siis tegemist on? Tegelikult noaga, aga see pole mitte lihtsalt nuga, vaid see on kiiksuga nuga. Ta on roheline. Ta on roheline ja musta teraga. Aga kuna me viibime palju looduses, siis ma tundsin puudust ühest heast niisugusest kokkamisnoast. Ja see ongi nüüd siis niisugune hübriidnuga kokkamise ja bushcrafti nii-öelda viljelemiseks. Et kõigepealt teed nagu lõkke valmis ja siis pärast teed nagu lõikad tomatit kartulit ja tomatit ja nii edasi ja et saab metsas kokata. No võt, siukene. Tal ei ole ka seda üles kumeraks minevat ära. Tal on nagu üsna sirge, kuigi ta on nagu kerge kumerus. Kerge kumerus on ja see ei ole üldse nagu sümmeetriline ega kuidagi, ta on lihtsalt suvaline kumerus. Me peame hästi kiiresti metsa minema, ma saaks süüa teha. Et kodus ei saa sellega süüa teha? See on metsa kokanuga. Vaata, sellel on muidugi hästi kehv värv, sellepärast et sa raudselt kaotad selle ära kohe. Mina ei kaota asju tavaliselt. Ei naera minu üle, eriti teiste ees. Mis selle eesmärk on? Sa riputad selle? No vaata, see on, ma olen YouTube'ist sinu torus näinud, et käibki kaela või? Et see on mingi bushcrafti gurmaanide... Ei, vaata see, et see ebamugav on see oma tähtsus. Vaata, kui sa lähed bushcrafti mingisugune vend või õde, siis sul peab olema, mis oli, 3 asja. Sul peab alati olema mõttetu haisev ja hästi ohtlik mingisugune õlilamp, petrooliumilamp metsas kaasas, mis põleb nagu seasilm, on ju. Ja siis sul peab olema see mingi puust kruus, mida kutsutakse kuksaks, mis on tehtud sellest sammusestki mingist kasepahast, mis rikub kõikide sinna sisse pandavate jookide maitse ära ja millesse ei mahu mitte kunagi mitte midagi piisavas koguses. Ja siis sul peab olema kaelas rippuma nuga. Vot siis sa oled kõva niisugune bushcrafti. No võt, ma juba alustan. Jaa, sa oled juba kõva bushcraft. Ja kui sul on juba kaelas, siis ei pea minema metsa ja ei peagi midagi tegema. See on tegelikult nii peenike nöör, et ta hakkab nagu kaela peale. Aga ja, aga bushcrafti inimene kannatab kõik ära, kõik ebamugavused. Sest et tal peabki ebamugav olema, seepärast sellega ta tõestab kogu maailmale, et ta on teistest kõvel. Jaa. Ei ole lihtsalt sellest üle aru. See psühholoogid ütlevad selle kohta, mis oli handicapi sündroom. Okei, nii palju sellest, aga karbituks tegemise video siis.